Nad elasid üks heitetaati. Neil oli palju lapsi, 7 last, tükki 7. Aga kõik olid juba pisust välja lennanud. Kes läinud õppima, kes juba töötus, kellel oma pere, omad lapsed. Ja siis heitetaati elasid lõbusasti koos 8. Ja üks päev ütelnud Taadule. Kuule Taadukene, teame siin, mäletad küll, me eile siin käisime korjamas neid pohlamarju sealt ilusa aasa pealt sealt metsa seest, et tead, täna võiks nüüd, oleks nagu aeg need ära teha moosiks. Ma mõtlesin, et teeks see aastas nendest siksa toormoosi moodi moosi, et prooviks ära, kuda välja kukub. Äkki on midagi head. Ja siis saab lastele kaasa anda, et neil hommikuti pudru peal midagi head, maitsvat süüa oleks. Mis sa arvad sellest, Taadukene? Noh, mis see Taadu ikka siin mõtlus? Mis tal ikka mõelda on? Ei neil alati tark jutt annaks võtta. Ei olnud tema midagi. Lihtsalt rahulikult toimetas edasi. Ja püüdis mõista, et mida see heitas ta nüüd tahas? Mis ma tegema peab? Aga ega ta tundis, et ta küsib, et sest head nahka ka ei tule, et kui aeg õige, ega see heit ütleb talle, mis ta tegema peab. Noh, ei läinud palju aega mööda. Heit tuli jälle jutuga, et kuule Taadu, vaata Ainu, mäletad, ma rääkisin sulle sellest moosist, Anja, mis vajab õhtul ära tegemist, et tead, meil siuke asi, ma juba sulle tead mõnda aega räägin, et pudrunuia ei ole meil. Kõik kartulipudrud jäänud tegemata, et nuia oleks vaja. Näeb, pood ka kaugele ei tasu minna poodi ka, tead seda ostma, et hirmsasti oleks mul õhtul seda pudrunuia vaja. Taadukene, pudrunuia oleks vaja. Mis me teeme? Taadukene, mis me teeme? Mul on pudrunuia vaja õhtul. No, Taadu tegi oma asja edasi. Aga vaikselt mõtles, et mida siis teha. Tegin seal oma asju ja järsku jäi tal silm pidama ühe oksaroa hunniku peale, et läheb ükskord sellest hunnikust mööda ja silm jääb sinna peale pidama. Läheb teist ja 3. korda ja järsku vaatab, et üks puuhalg hüüab teda sealt. Taadu, Taadu. Taadu kehitab õlgu ja kõnnib edasi. No, paari tunni pärast on ta jälle seal hunnikust mööda minemas ja kuuleb jälle väikseid hüüdu. Taadu, Taadu, tule siia, Taadu. No, Taadu siis võtab kätte ja läheb vaatab, et mida tast tahetakse. Läheb siis sinna koha peale ja hakkab otsima oksaroaset hunnikuselt. Kus sa oled? Kes mind kutsus? Kus sa oled? Kes sa kutsus mind? Tule välja! Kes sa olid, kes mind kutsus? Taadu, Taadu. Taadu silm jäi pidama järsku ühel kase oksal. Siuke suuremat sorti kaseoks oli ja ilus siukene kasekoorega ja siis tal järsku lahvatas. Ah soo, õigus.
tahtis hommikul ju pudrunuia. Noh, siin on üks sobiv kaigas talle. Ma võtan selle kaika ja teen talle sellest ühe pudrunuia. haaras ta siis selle tänulikult endaga kaasa ja tõi toast veitsi maha ja istus maja ette muru peale maha ja lasi aga kätel rõõmsasti käia, liuelda mööda seda kasepuud. Tunnetades, kuidas iga tõmbega tuli välja selle kase sisemine olemus, selline puhas ehtne olemus. Tema valge sisemus, siuke silevalge, siuke libe ka, siuke mõnus, ilus, sisemine, puhas ilu. Ja nii nad seal suhtlesid omavahel terve see aeg. Kask ja Taadu rääkisid oma jutte, oma põetusi. Siis ta tõi varsti endale ka siukse viivapaberi, siukse pehme, käis sellega pinna ilusti üle, et heita endale pindu näppu ei saaks, kui ta tuurmuusi sellega tegema hakkab. Või tulevikus kartuliputru või kes teab mida veel kõike. Käis ilusti selle pinna selle liivapaberiga üle ja otsad ka oleks siuke sile ja pehme ja mõnus kumer igalt poolt. Ja siis ta mõtles, et noh, oota, aga kuidas siis Heit aru saab, et see pudrunui on? Äkki ma annan talle, et arvab, et ma annan talle lihtsalt ühe puuroika. Kuidas talle ilma sõnadeta selgeks teha, et see on tema nui, tema marjade ja mammade nui. Ja nii talle järsku lahvataski, et tuleb see ilusti ära kaunistada ja panna talle ka nimi. Nii tuligi hüüdist kuskilt kaugustest teda kogu aeg mammu, mammu, mammu. Siis ta sai aru, et selle nuia nimi ongi mammu. Ja kui ta siis hakkas seda siia peale joonistama ja hiljem põletama tulega seda nime siia sisse, et ikka nime energia siuke hea selle pudrunuia sisse tuleks, siis kirjutas ta siia peale siukse ilusa teksti nagu mammu nui. Ja siia nuia otsa, et saada aru ikka, et kumb üleval pool käib ja kumb allal pool, siis ülespoole see, kus on nagu see käepidemine osa, sinna ta tegi ühe siukse vahvu naeratava kiilipildi. Ja natukene sinna allapoole, sinna nuia juurde, sinna mammu juurde ta tegi, mõtles, et võiks midagi ilusat ka teha, et noh, et kui Heit sellega siis süüa teeb, et siis tal meel kohe rõõmsamaks läheb, kui ta selle kätte võtab ja seda näeb enda käes. Et võiks ikka tore ja lõbus ka olla see väike töövahend. Ja nii ta vaatas ringi ja märkas järsku ristikut. Ristik oli seal samas, otse tema nina ees. Ja nii ta tegigi, võttis kätte harilikku ja joonistas paar ristikeina lehte ja ühe ristikeina õie. Ja siis, kui kõik oli valmis, kõik ilusti nui kaunistatud ja nimigi külge pandud ja ära ristitud ja siis sai see niimoodi 2 käega üle antud Heidele õhtul, et näed, palusid pudrunuia. Siin on sulle üks mammu nui. Ole hea, tee sellest meile ja lastele siukest head pohlatoormoosi, mida neil on, meil ja neil on hea hommikuti pudru peale panna, siuke hea
ja mõru hapukas, hapukas magus moos ja Heit seda vastu võttes, ta lausa sõnatuks jäi. Suured paar suurt pisarat tulid tema silmanurka ja ei suutnud ta ikka ära imestada, kust ta endale siukse taadu sai. Siuke veel kuldne inimene, siuke kuldsete kätega, kuldse südamega inimene. Ei siukest teist leia. Suure tänu ja õnnetundega võttis Heit selle vastu kingituse ja nii õhtul valmiski punane magushapu pohjatoormoos. Ja see on nüüd Tuule viis tulla meie juurde ja teha meile üks suur pai. Suur pikk pai. Ja öelda, et ole terve. Kallis sisemine laps. Mine ja ela õnnelikult oma tänast päeva. Aitäh, et olid minuga. Ja lubasid mind enda juurde, enda südame.